Ja nüüd ma annaksin sõna Keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Tarijärvele. Ka tema on mees, kes on seltsiga väga tihedalt seotud just oma isa Guido Talijärve kaudu, kes on olnud seltsi algusajast peale ilati lähedane sõber ja ka seltsis Tallinna piirkonna juht kauaaegne. Ole hea. Austatud president Arnold Rüütel, head seltsilised. Siin on minu nime ette on kirjutatud 2 teemat, et üks on ülevaade aktuaalsetest looduskaitse teemadest ja teine on siis tervitus. Ma tean, et kumma saab alustada. Ma jätan selle tervituse nagu lõppu ja jätkaks võib-olla sealt, kus eelkõneleja Arnold Rüütel lõpetas, on need globaalsed probleemid. Tõepoolest, maailm on rahutu ja tundub, et kokkulepete sõlmimine erinevate huvigruppide ja osapoolte vahel on üsna keeruline. Aga kui te reedel juhtusite äkki kuskile Pirita kanti minema, siis te märkasite, et teletorn on roheliseks värvitud. Ja see ei olnud mitte ainult Tallinnas, vaid see oli väga paljudes maailma riikide pealinnades, et nende pealinnade olulised hooned olid rohelist värvi. Ja näiteks Pariisis oli Eiffeli torn roheliseks värvitud, mitte värvitud küll, aga see valgus, mis talle peale paistis, oli roheline. Aga ta tundus rohelisena. See tähistas siis seda, et 4. aprillil jõustus kliimakokkulepe. Ja see on globaalses tähenduses ikkagi väga oluline, et suured riigid on suutnud omavahel mõnes asjas ka kokku leppida. Igal pool ei ole tüli. Ja kokku lepiti selles, et meie kliima ei tohi soojeneda sellises tempos, kui ta seni on olnud. Süsinikuheidet tuleb vähendada ja et kõik riigid peavad selleks ka midagi tegema. Sealhulgas ka Eesti riik, kes siis on võtnud endale plaani vähendada fossiilsete kütuste kasutamist, võrreldes tänasega 80% on nüüd see number, mis on siis aastaks 2030 võrreldes 90. aastaga. Kuigi 90. aasta oli selline viimane nõukogude võimu selline röövmajanduse aasta, kui tehased otsutasid täie mahuga ja põlevkivi aeti ahju ja toodi maa seest välja üle 20 miljoni tonni. Täna on põlevkivi kasutamine tunduvalt väiksem, keskmiselt kuskil 15 miljonit ja kindlasti on ka meil selline plaan, et aastaks 2030 ilmselt energiamajanduses niimoodi otse põlevkivi põletamist enam sellisel kujul ei peaks toimuma. Ja ilmselt ilma põlevkivita me muidugi päris hakkama ka ei saa, sest me oleme sellises kohas, kus teda on ja kui teda kasutada, siis tuleb teda kasutada mõistlikult ja säästlikult. Looduskaitse ilmselt ei tähenda ainult kõikide asjade keelamist, kuigi paljudel juhtul seda niimoodi tõlgendatakse, et kui on looduse kaitsmine, siis tuleb kohe mingisugune aktsioon sellisel viisil ette võtta, et midagi ei toimu. Ka Lahemaa rahvuspargi tegemise ajal ei nähtud ette ainult sellist mitte midagi tegemist, vaid ikkagi plaaniti, kuidas rahvuspargis oleks võimalik ka inimestel ellu jääda. Selleks koostati Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava. Mul on rõõm teatada, et ka käesoleval aastal on jõustunud uuendatud Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava, mis näeb ette siis ka puutumatu looduse säilimise, aga annab ka võimaluse seal kogukondadel toime tulla, tuua endale metsast ka küttepuid ja pidada metsas jahti, mõnes kohas teha ka väikeseid raieid selleks, et maju ehitada. Ja maju tuleb ka Lahemaale ehitada, sest need inimesed, kes seal asuvad, tahavad ju ikkagi, et neil katus pea kohal oleks. Aktuaalseks teemaks on kindlasti meil ka lendoravaga seonduv.
üks meie suuremaid looduskaitseorganisatsioone Looduskaitse Seltsi kõrval on Eestimaa Looduse Fond ja nende vapilooma kaitseks hakatakse Ida-Virumaale moodustama püsielupaikasid, kus siis on lendoravate säilimiseks suur potentsiaal. Ja seal on ka muidugi erinevad huvid ühe laua peal. Selleks, et lendorav saaks ennast rahulikult tunda, tuleb ilmselt jätta küllaltki suured metsaosad selliseks, et seal midagi ei tehta. Lisaks sellele tuleb nende metsaosade vahele jätta ka koridorid, et lendoravad saaksid üksteisel külas käia. Ja kuidas seda niimoodi teha, et need inimesed, kes on endale sinna kodu rajanud, et nad ei peaks sealt ära minema, välja kolima, et neil oleks võimalik ka enda toa soojaks kütmiseks metsast mõni puu tuua. Nende kompromisside otsimine praegult käib ja nende püsielupaikade moodustamine on praegult üsna aktiivseks muutunud. Lisaks sellele muidugi, kui me räägime üldse Kirde-Eestist, sellest kohast, kus need lendoravad elavad, siis teame ka seda, et seal all on põlevkivi ja kuidas saab olla niimoodi, et üleval on lendorav ja all on põlevkivi, mida siis kaevurid tahaksid maasest välja tuua ja sellest siis midagi tegema hakata. Jälle selline kompromissi otsimise koht. Ma vaatasin, meie päevakorras on palju raudteeteemalisi ettekandeid, nii et ma seda otsa ei tahaks praegu avada. Küll ma tahaks öelda, et looduskaitse puhul on oluline see, et meil on kokkulepped ja reeglid paigas. Väga paljudel juhtudel need asjad on emotsionaalsed ja tunduvad, et kuidas me saame sellist värki lubada. Samas, kui me oleme eelnevalt kokku leppinud, et me aksepteerime ühte või teist tegevust, siis on väga keeruline ilma seda kokkulepet rikkumata midagi ära keelata. Kas või viimasel ajal teemaks olnud mingivarmide või karusloomakasvanduste ärakeelamine, et keelata on tore, aga või tundub, et neil on seal väga keeruline olla puurides. Teistpidi jälle, kui meil on mingi kokkulepe, et looduskaitse seisukohast on oluline, et need mingid sealt puurist välja ei saa, siis peame seda jälgima, et see sõnnik, mis nende puurides tekib, et see ei kahjustaks meie põhjavett, ja kui nendest reeglitest on kinni peetud, siis keskkonna seisukohast ei ole nagu põhjust neid mingi farme keelama hakata. Teistpidi jälle on see emotsionaalne küsimus, humaanne küsimus või et kas see loom tunneb ennast seal loomana või on ta pandud väga halba olukorda, nii et see on jälle teise nurga alt asjale lähenemine. Et kui te lubate, siis piirduksin sellega nende minu sõnavõtu esimese päevakorrapunkti osas, mis räägib aktuaalsetest looduskaitse teemadest ja läheksin tervituse juurde. Et kui ma autoga siia sõitsin, siis kuskil natuke enne 10 tuli õnnesoovide saade ja seal enam nii noori inimesi, kes on 50-aastaseks saanud, ei tervitata, küll aga tervitatakse seal kuldpulmapaare. Ja täna oli neid kuldpulmalisi või inimesi, kellel on rohkem kui 50 aastat koos oldud, oli üsna mitmeid. Ja samas mulle tundubki, et me oleme ka nagu siia kuldpulma peole tulnud, sest Looduskaitse Selts tähendab ju üheskoos olemist, 50 aastat on koos oldud, ühiseid eesmärke taodeldud, täidetud, tehtud ja need, kes on selle seltsiga hiljem liitunud, et nemad oleks siis nagu nende kuldpulmaliste järeltulijad või lapsed. Nii et palju õnne meile kõigile selle suurepärase aastapäeva puhul. Selts, kui ta kunagi loodi, kindlasti loodi ta üllatel eesmärkidel selleks, et meie loodus oleks kaitstud, et meie kultuuriinimesed saaksid anda oma panuse selleks, et ühiskonnaelus kaasa rääkida. Ja nii see asi toimus. Kunagi oli Looduskaitse Seltsi peakorter Tattari tänav 15. Kes seda mäletab? Mina mäletan ja selle majas sai isaga koos ja võimaisata mõnikord üsna tihti käidud ja kuna see Tattari tänavale minek oli meil kodust Südatänava nurgast tuli mööda minna.
Selle Südava tänava nurgas kasvas üks imelik puu, mis tegelikult üsna palju on muutnud või mõjutanud Tallinna väljanägemist või arhitektuuri või kuidas seda nimetada, sest me kõik teame, et see imelik puu, mis seal Sügava tänava nurgas oli, Looduskaitse Seltsi majast 200 meetri kaugusel, see oli hõlmikpuu ja selle hõlmikpuu seal oleks siis pidurdas mõningaid protsesse. Üks puu suutis Tallinna ilmet muuta, nii nagu üks inimene, ehk siis Jaan Eilart, suutis kujundada omanäolise seltsi. Ja see roheline kott, mis mul on, seal ei ole nüüd hõlmikpuu, seal on üks teine puu, mille ma annaksin siis hea meelega seltsirahvale üle, et nad seda hoiaksid ja paneksid ta üles mitte siis seltsi vanasse asukohta Tatari tänavale, vaid kenasti sinna Koidu tänava kontorisse. Aga mul on üks asi veel. Et meie istuv keskkonnaminister Marko Pomerants on täna Pariisis, et kaitsta OECD keskkonnaraportit, õigemini küll homme, aga ta pidi täna sinna minema juba. Et ta palus mul üle anda Looduskaitse Seltsile tänukirja kui heale koostööpartnerile ja ta soovib jõudu looduse ja kultuuri ühes hoidmisel. Nii et Jaan. Suur aitäh! Ja ma võtan sellel puul, võtan selle koti nüüd natukene allapoole, et te saate seda vaadata, ärge seda siis see muuseumisse unustage. Ja selle koti ma jätan sinna ümber, et väljas on üsna karm ilm, et kui te tagasi hakkate minema, siis saate seda kaitseks kasutada. Vootel, võta oma hoole all ole.